tere, minu armsad imelised inimesed. Järjekordne Taroka videoamps hommikusse. Siis tänaseks teemaks on otsuse langetamine. Kuidas siis langetada õigeid otsuseid? Elufilosoofia laias laastus on hästi lihtne. Et püüa elada sellist elu, millega sa oled väga rahul. Ühesõnaga rahuldust pakkuvat elu. Aga püüa seda teha niimoodi, et sa ei kahjustaks iseennast ja sa ei kahjustaks kedagi teist. Kõik tegelikult püüdlevad õnneliku elu poole. Et kui ma langetan õiged otsused, et siis ma olengi õnnelik. Aga mis see õnn sinu jaoks tähendab? Defineeri iseenda jaoks ära see sõna õnn. Võta A4 paber, kirjuta üles 10 märksõna, 20 märksõna, 30, 40, 50 või kirjuta täiesti terve suur jutt, mis sind siis tegelikult õnnelikuks teeb. Siis püüa lähtuda eelkõige selle õnneliku defineerimisega iseendast. Mitte sellest, et kui minu laps käituks nii või naa, siis ma oleksin õnnelik. Kui minu mees või naine käituks nii või teisiti ja ütleks seda või toda või teeks seda ja teist, siis ma oleksin õnnelik. Kui minu naaber käituks teistmoodi. Ühesõnaga siin saab terve jada öelda teiste inimeste kohta mingisuguseid asju. Et ära lähtu sellest. Lähtu sellest, mis sind ennast tegelikult õnnelikuks teeb. Mis on sinu jaoks sõna õnn ja defineeri selle ära. Siis sinna kindlasti võivadki käia materiaalsed asjad, aga ka hingerahu, stabiilsus, areng, harmoonia, lihtsalt rahulikult olemine. Nii et ma arvan, et peaks olema väga lihtne sinna tegelikult kirja panna need märksõnad, mis sind õnnelikuks teeb. Sinu õnnevalem peitub ka sinu suhtumistes iseendasse, arusaamades. Sinu õnnevalem peitub ka sinu harjumustes ja tegutsemistes, sest inimene on harjumuse ori ja tal on lihtne teha ühtesi ja samu tegevusi ja mõelda samamoodi kogu aeg. Aga kas taoline mõtlemine ja tegevus teeb sind tegelikult õnnelikuks? Otsuseid on lihtne langetada, kui sa tead, mida sa tahad. Aga paljud inimesed tegelikult ei tea, mida nad tahavad. Kui sina ei tea ajutiselt, mida sa ei taha, siis on see täitsa okei. Sest vahest ei tea isegi seda, mida sa süüa tahad täna. See on täitsa loomulik. Aga kui see kestab väga pikka aega, siis see enam loomulik ei ole. See tähendab seda, et sa oled kaugenenud iseenda algallikast, iseenda kõrgemast minast, iseenda tegelikust minast. Ja vahest olete kuulnud ka seda, et sa oled nii muutunud, et sa ei ole enam sina ise. Vaat seda nüüd ei tea, et kas paremuse poole või halvemuse poole, et kuidas seda siis parasjagu nagu öeldakse. Ja vahest sa ise ka tunned, et ma ei ole üldse mina ise. Aga kui sa päriselt ei tea, mida sa tahad ja mis sind õnnelikuks teeb, siis sa ei teagi, milline sina ise siis tegelikult oled. Läks vist natukene keeruliseks, on ju. Nii. Paljud inimesed räägivad ka seda, et ma tahaksin seda asja, teist asja, ma tahaks reisile minna, ma tahaks palju raha, no mida iganes. Ja kui neile pakutakse, et kuulge, davai, lähme,
lähme sinna reisile, lähme sinna spaasse või et me anname sulle selle töökoha, mida sa tahad, siis ma olen ka märganud seda, et tegelikult paljud inimesed ütlevad, ei tead, ma ikka ei saa, et mul on see ja too asi ees ja ma ei saa tegelikult sinna reisile minna. Ja et mitmeks päevaks oota, aga kuidas ma siis ikkagi lähen, et mul on see, teine ja kolmas põhjus, miks ma seda ei saa. Ja sulle pakutakse seda tööd, siis tegelikult ma ei oska seda ja toda ja kolmandat asja, et kui ma ei tea, kas ma sellega üldse hakkama saangi, siis see on tüüpmuster. See on täiesti tüüpmuster. See tegelikult ütleb seda, et oma hinges see ei tee sind, see, mida sa oled välja öelnud, et sa seda tahaksid, siis see tegelikult ei tee sind õnnelikuks. Ja tegelikult sa seda ei taha. Keda sa siis lollitad? Iseennast ja teisi ja käid teistele lihtsalt pinda. Tahad ennast huvitavaks teha või? Nii. Siis see, mis sa kõik välja ütled, see on energia. Ja kuidas sa oma elu vett sogad, see on sinu enda asi. Siis ei tea sinu enda kõrgem mina, mida sa soovid ja tahad. Ja jälle sa kaugened oma kõrgemast minast. Siis ei tea universum, mida sa soovid ja tahad. Ja ta ei saa sulle ka seda pakkuda. Nii et õpi iseennast paremini tundma ja siis on lihtsam otsuseid langetada. Siis miks sa oled siis iseenda algallikast kaugenenud? See on sellepärast, et sind on väga palju suunanud teised inimesed, vanemad, vanavanemad, töökaaslased, sõbrad, ühiskond, need inimesed, kellega sa koos elad, sinu sugulased. Ja sina ise oled lasknud sellel kõigel juhtuda. Sest sa oled arvanud, et nii on õige, nii peabki olema. Aga tegelikult võib ka teistmoodi. Siis hakka tegema igapäevaelus teistsuguseid tegevusi. Ja õpi iseennast uuesti tundma. Katseta erinevaid hobisid, suhtle võõraste inimestega või teiste valdkondade inimestega. Vaata, kuidas nende energia, need inimesed sulle mõjuvad. Kuidas mingisugused erinevad tegevused sulle mõjuvad. Siis iga uus asi tekitab ebamugavustunnet, sest see on harjumuslikust käitumisest ja mõttemustrist välja tulemine. Ja see on õppimise koht. Ära pelga seda, võta julgelt vastu. Kui sa ei proovi, sa ei saagi teada. Alusta väikeste sammudega. Sa langetad otsuse ja sa ei tea, kas see on õige või see on vale, aga sul on ju seda kogemust vaja. Sa oled tulnud siia, et õppida, areneda, kogemusi omandada ja kogemustest õppida. Loomulikult tark inimene õpib teiste kogemustest. Jälgi siis hoolega, milliseid kogemusi on omandanud teised inimesed, kuidas neil on läinud. Tunne huvi elu vastu, inimeste vastu ja teiste inimeste kogemuste vastu. Ja õpi teiste inimeste kogemustest ja lähtu sellest. Ja nii sa saad langetada õiged otsused. Ja püüa olla iga päev iseenda parim versioon. Iseenda jaoks, mitte kellegi teise jaoks, vaid iseenda jaoks. See tähendab seda, et ära käi päev otsa pidžaamas ringi. Vaid pese ennast, pese hambad, käi duši all, pese. Kui sind teeb õnnelikuks tegelikult liikumine, siis tõuse sealt diivanilt ja mine välja kõndima.
sa ütled, ma tahaks nii raamatut lugeda, mul ei ole aega. Siis võta iseendale see aeg. Alati saab kuskilt selle aja võtta, et teha iseennast õnnelikumaks. Kui sa tahad oma sõpradega kokku saada, siis tee ajagraafik ja pane juba varakult märkmikusse kirja ja saa nende inimestega kokku. Kui sa tahad elukohta vahetada, siis kõigepealt mine ja katseta ja proovi seda kohta. Kas see teeb sind õnnelikuks? Kas sa tunned ennast sealt rahulikult? Kui sa ei tea, siis järelikult see on vale koht. Või kuula, et kui sa lähed sinna näiteks elukohaga seoses, et kui ma nüüd siin elan, et kas see teeb mind õnnelikuks? Ja kui süda täitub murega, siis see koht ei tee sind tegelikult õnnelikuks. Sest esimene tunne, mis siit tuleb, see on õige. Pärast on mõistus see, mis hakkab agasid ja kuisid ja teistsuguseid mõtteid sinna vahele pitkima. Ja nii ongi lihtne otsuseid langetada. See otsuse langetamise teema on ka lai teema. Aga et siit saaks siis alustada ja ma soovin teile julgust proovida, katsetada igapäevaselt ja paika panna ka kaugem perspektiiv, et kuhu te tahaksite jõuda, mida te tahaksite saavutada. Ja kui ei proovi, ei saagi teada. Aitäh teile, kallid olete!